Kogu see hullumeelne koroona-aasta on pannud nii palju küll elu üle järele mõtlema, et me oleme aru saanud, et perekond ja kodu ja sinu lähim ring on kõige olulisem. Sa võid olla kuulus, auhinnatud, äge, kõrgtasemel karjääris võimas, aga ühel hetkel, kui see kaob ära, sul töö võetakse näiteks ära, oled haige ja juhtub õnnetus, mis iganes, siis on ju see kõige olulisem, mis su koduseinte vahel toimub. Väga paljudel inimestel on kodu kõige hirmsam paik ja see on väga, väga kurb mõelda nii, aga meil on väga hästi sellega. Koroona, see 2020 aasta koroona-aasta on pannud mind seda mõtlema, et asjad, mis tundub varem täiesti kindlad ja mille peale igapäevast isegi mõelnud, et võiks ära lõppeda, järsku näiteks lõppevad ja et mida siis teha ja tuleb olla selline nutikas ja leida hakata uusi valikuid ja väljakutseid otsima, mille peale see tavaelus võib-olla üldse ei mõtlekski. Oma lastel jõuluks on väga raske soovid, sest et ma ise pean need soove täitma arvatavasti kingituste näol, aga tegelikult kui ma mõtlen suuremas pildis, siis ma arvan, ma soovin seda, mida enamus inimesed oma lastel soovivad, et ikkagi soojust, rahu ja sellist mõnusat turvalist tunnet, mida taaskord, ma arvan, kõige rohkem saame pakkuda ise. Mina soovin oma lastele jõuludeks tervist, ikka tervist, et jätkuks hea tervis, et oleks rõõmu, naeru ja lusti, et kõik oleks tore ja vahva.